mõned näpunäited, kuidas kipsi transportida ja kuidas teda siis mitte ei ole hea transportida. Et kipsplaati siis kantakse niimoodi serva peal, siis temaga ei juhtu midagi. Minnakse sinna, kus teda tahetakse paika panna. Et kui teda nagu teistpidi, me näitame siis, mis juhtub, kui kipsiga minnakse teistpidi. Et meil on küll, et ta lihtsalt ei ole väga hea. Et lihtsalt läheb pooleks, et praegu on lühike kipsplaat, kui ta on näiteks veel pool meetrit pikem, siis ta lihtsalt läheb pooleks. Nii, ja kipsplaadi ladustamine üldiselt on siin väga hea näide selle kohta, kuidas võiks objektil olla kipsplaat ladustatud, et ilusti aluse peal ühtlaste vahedega ja kui kipsplaat jääb pikemaks ajaks objektile, siis ei tee paha, kui viimane plaat on teistpidi keeratud. Nii ei tohi. Ka nii ei ole hea seda ladustada ehitusobjekti. Ta lihtsalt ajapikku vajub teil kõveraks, et kui te küll kiiresti paika panete, siis ei ole hullu, aga üldiselt nii ei ole ka korrektne ladustada ehitusmaterjali. Et kipsplaati saab ka niimoodi transportida. Mida siis veel kipsplaadiga teha saab? Kipsplaati saab väga edukalt lõigata ja see lõikamine ongi üks põhilisemaid viise, kuidas siis kipsplaati saab vastavalt mõõtu lõigata. Väga lihtne. Tuleb läbi lõigata kõigepealt papp ehk kartong. Seda saab kõige paremini teha siis kas kipsi või ehitusnoaga. Ohutustehnika seisukohas siis tasub jälgida, et näpud ette ei jääks. Seejärel keeratakse kipsplaat risti, murtakse ta ära. Siin võib-olla tasub ka jälgida seda, et mitte lõigata siit kinni hoida ja hakata siit lõikama käe sees. Et lõigata kõigepealt siis ülevalt läbi ja siit siis allapoole. Ja viimane lõpp võib teha siis altpoolt ülespoole, saab jupi kätte. Lõikepinna saab alati üle käia freesiga. Et me alguses näitasime, kuidas risti lõigata, saab sellist nurgikut kasutada, aga piki kipsplaati käib see sama töö kõik pikema loodi järgi. Teha ära kriipsud, kust vaja, või märkida, kust vaja lõigata. Jälle samamoodi. Seda on meil vaja. Ülekäijamine on oluline, kui see serv läheb kuskile välisnurka.
et mõned tähelepanelikud siis ennem, kui me hakkame kipsi panema. Et nagu näha, selle seina peal on veel ukse auk, siis kipsplaadi panemisel tuleb jälgida seda, et plaadid pannakse tervelt, ehk teisisõnu, plaati ei lõigata täispikkuses mitte siit puruks, vaid täisplaat tuleb panna toe peale, kus on seinast 1,20 m ja lihtsalt see nurk lõigatakse seest välja ja siit minnakse järgmise terve kipsplaadiga edasi. Et seda tuleb jälgida. Väga tihti katkestatakse kipsplaat siit ära ja siis lõigatakse niisugune nurk sisse, et siit saaks kipsiga edasi minna, et see ei ole nagu väga korrektne lahendus. Aga väga tihti nagu kasutatakse. Nurga juures, sisenurga juures tasub jälgida teinekord seda, et kui ka kassipostid lähevad ühendise taha, et kui me paneme siia näiteks juba kipsi ära, siis seda kipsi omakorda pole praegu kuskile kinni panna. Et lahendus on siis kas see, et pannakse ära ennem see kips ja siis see, et mõlemad saavad pandud, või kui pannakse niipidi, tuleb panna siia üks lisaliist pärast. Kipsplaadi peale on nüüd meie ukseava ära märgitud ja näitame ära siis, kuidasmoodi sellise nurgatüki väljalõikamine käib. Et kui me ei lõika läbi kipsplaati terves ulatuses, vaid on vaja teha 2 lõiget, siis sellisel juhul, kui üks nendest lõigetest on lühem, teine pikem, tuleb alati läbi lõigata esimesena lühem lõige. Ja selline lõige siis sooritatakse või tehakse alati käsisaega, tiksaega, igal noaga seda teha ei saa. Lühem lõige on meil tehtud ja nüüd me saame teha ära oma pikema lõike. Tükk on valmis lõigatud, lähme ja paneme paika. Nagu näha, on tükk ilusti valmis lõigatud, aga asi on läinud meil valesti. Et kipsplaadil peab jälgima, et ta läheb õiget pidi. Et kipsplaadil on õigel pool vuugi koha peal selline õhendatud koht, mis peab alati jääma siis väljapoole. Ehk siis valel pool on tal esiteks võivad tal kirjad olla valel pool ja teiseks on näha ka siit, et teise külje peal on tal nagu peale liimitud see aluspapp, et see annab ka aimu, et asi on nagu valepidi. Et selle tüki me teeme uuesti.